Siia noortesprindile Orikülla on tulnud 35 võistlejat, kes noolivad neid kõige paremaid kohti. See auto siin minu selja taga tegi aga läbi raske õnnetuse. No mis juhtus? Järsku oli auto katuse peal ja ei saanud enam aru, kus on maa ja taevas. Rööpast läks välja ja tänu tollele siis. Kuidas oli? Endal võttis vist päris ehmatas ära alguses. No natukene ikka, Auto, kui hull olukord praegusel hetkel on, rohkem starti vist ei lähe? Ei, praegust ei lähe, aga lähiajal kindlasti hakkab uuesti sõitma. No, mis need auto vigastused praegusel hetkel on, et mahlad on väljas ja siin klaas on puru vist, eks? Ei, õli on väljas ja siis uus kapott ja uued tiivad ja siis natuke venitada ka ja siis on korras. 15. juunil Oriküla võistlusrajal toimunud Urmo Aava noorte rallisprindi teine etapp kujunes tõsiseks katsumuseks paljudele võistlejatele, kellest üks, nagu ka juba varem mainitud, Jaanis Tull auto koguni katusele keeras. Päev varem saadanud vihmast oli rada esimeses voorus üsna märg, ent kuivas kiiresti ning hakkas tolmama. Sellelgi võistlusel oli võistlejatele ette nähtud 3 vooru ning 2 katse parimad tulemused läksid kirja. Võrreldes päev varem toimunud Saaremaa rallisprindiga läbiti nüüd ringe vastupidiselt. Kuni 18-aastaste vabaklassis oli parim Roland Murakas, kes kindlustas esikoha küll 2 vooru võiduga, ent otsustas konkurentide kiusamiseks osaleda ka 3. sõidus, läbides raja ka sel korral kiirema ajaga. Teise kohaga lõpetas võistluse Timo Heiskonen, 3. oli Sander Tiisler. Täna oli palju mõnusam, eile oli jube vihmane ja külm oli ka, et oli suht keeruline sõita. No täna, kuidas sa sõiduga rahule jääd, kas oli kergem kui eile? Kindlasti oli kergem, pidamine oli parem, endal oli lihtsam oli autot juhtida ja jäin sõiduga väga rahule. Kokkuvõttes terve sarja peale, mis sa arvad praegusel hetkel, kui kõrgel sa jõuda võiksid? No, noortesprindi sarjas on lootused päris kõrged, et seal on üks teine koht ja üks esikoht. Aga rallisprindis on väga kehvemad lood, et seal on üks katkestamine ja ühel etapil ei osalenud. Nooremas vanuserühmas, kus omavahel võtsid sportautodel mõõtu kuni 16-aastased võistlejad, osutus parimaks Citroenil võistelnud Siim Blangi, kes saavutas esikohaga Tallinna lauluväljakul sõidetud noortesprindi karikasarja avaetapil. Samuti Citroenil sõitnud Sander Pärn oli Orikülas teine ning Markus Aabram 3. Tingimused olid raskemad, rada muutus järjest kiiremaks, kuivemaks ja ajad läksid järjest paremaks kõigil. No kokkuvõttes esikoht sul tuli, jääd selle tulemusega rahule? Kindlasti. Oligi äkki midagi sellist, mida võiks sul paremini teha või kõik õnnestus väga hästi? Ma arvan, et kõik õnnestus. Midagi sellist viga ei teinud. Et enam kiiremini tahta oleks natuke palju. Noormehel on plaanis osa võtta ka juuni lõpus toimuvast Viru rallist. Täitsa taga ei tahaks olla, aga lõpetamine ikkagi kõige tähtsam. Kohalikest noortest ehk saarlastest lõpetas võidusõidu parima tulemusega J18 klassis võistelnud Taavi Piipu. Volkswagen Golfil sõitnud Kuressaare noormees lausus, et 3. koht avavoorust andis lootust poodiumile pääsemiseks, ent konkurentide kiirusele 2 järgmises voorus vastu astuda ei suutnud. Teda edestasid kokkuvõttes Steven Viilo, Kristjan Sinik ja Rauno Olavi Ruut. Olen väga rahul, sest viimases sõidus pingutasin ja tänu sellele saingi esikoha. Esimene sõit olin esimene, aga teine sõit läks natuke halvemini, siis jäin teiseks. Muidu oli täitsa hea. Kuidas rada oli? Võib-olla nägid eile, mis siin toimus? Ei olnud kahjuks eile kohal, aga eile oli vist väga libe ja vihmane olnud, aga täna ilm täitsa hea ja kuiv ja saab sõita küll. Nüüd on etapivõit käes, mis need hooaja eesmärgid võib-olla on, et oled enda jaoks nad tegelikult juba varasemalt paika pannud? No jaa, tahaks ikka aasta kokkuvõttes kindlasti esi3 olla noortesprindis ja siis noorterallist ka sõita ja äkki seal ka midagi õnnestub saada. Tänavasõiduautodel osalenud kuni 16-aastaste noorte arvestuses pääsesid poodiumile Mirko Kaunis, Toni Võsur ja Oliver Vilms. Ise jään väga rahule. Eks oli suur pingutamistulemus ja sõidan juba teist hooaega. No, väga edukas hooaja algus on sul olnud 2 etapivõitu järjest. See annab lootust selleks, et võib ka klassivõit tulla hooaja kokkuvõttes? Annab küll, jah. Mis sul need hooaja eesmärgid enne võistlus olid? Vist väiksemat eesmärki ei saanudki seada kui võit? Hooaja eesmärk on saada esikolmikusse hooaja arvestuses. Võistluste toimumine Saaremaal oli aga suure kahtluse all. Nimelt eelneval päeval toimunud tugeva vihmasaju tõttu, mis muutis ka professionaalsete rallisõitjate jaoks olukorra äärmiselt keeruliseks. Kui 15. juuni hommikuni oleks Saaremaal taevaluugid avatud olnud, siis üsna suure tõenäosusega pidanuks noored tulevikulootused sama targalt tagasi koju minema.